saapa karika finaalmängus olid vastamisi punakuked ja sinikarud. Vaatajad olid tribüünil ja mängijad tegid sooja. Otto oli punakukkede varumängija ja ta oli valmis neile kogu hingest kaasa elama, olgugi et varumeeste pingilt. Edasi punakuked, hüüdis ta. Sinikarud lõid palli lahti. Sööda mulle, karjus üks mängija. Mina olen vaba, hüüdis teine, kui mängijad mööda väljakut triblasid. Löö peale! Sinikarude ründaja kihutas palli otse väravavõrku. Vaatajad plaksutasid ja hõiskasid. Hurraa! Järsku märkas Otto, et tema meeskonnakaaslased kogunesid väravavaht Karli ümber. Karl istus murul ja hoidis hoiates pahkluus kinni. Kaaslased aitasid tal longates väljakult lahkuda. Sa pead minu asemel platsile minema, ütles Karl Otost möödudes. Ei ole võimalik. Otol avanes võimalus mängida hooaja kõige olulisemas mängus. Otol oli tunne, et ta kõhus lendab 1000 liblikat, kui kõlas kohtuniku vile. Sinikarude ründaja tormas värava suunas ja lõi peale. Siuh! Endaliga ootamatult hüppas Otto õhku ja lõi palli eemale. Otto tõrjus oma esimese värava. Uskumatu, sosistas Otto vaikselt, aga tähistamiseks polnud aega. Üks sinikaru oli juba punakukkede kaitsest läbi murdmas ja Otto värava poole tormamas. Otto ei jõudnud tema peale lööki tõrjuda. Ära muretse, küll sa tõrjud järgmise, hüüdsid sõbrad. Nüüd oli punakukkede kord väravale tormata. Nende ründaja mängis ühe sinikaru üle ja sai palli endale. Otto vaatas kaugelt, kuidas nende ründaja vastase värava poole tirblas. Edasi punakuked, ergutas Otto, kui tema meeskond oma esimese värava lõi. Vaatajad hüüdsid ja hõiskasid veel kõvemini, kui punakuked teise värava lõid. Mäng oli viigis. Nüüd püüdsid sinikarud keskjoonelt värava poole kõmmutada. See oli päris lihtne, naeratas Otto ja tõrjus palli kõrvale. Punakukkedel oli sinikarude võitmiseks vaja ainult ühte väravat. Otto säras uhkusest. Meie võit on kindel, arvas ta. Siis nägi Otto, kuidas sinikarud karistusalasse jõudsid ja palli teele saatsid. Pall lendas kõrgele üle tema pea. Seda ma küll kätte ei saa. Otto hüppas õhku ja sirutas käe välja, tõrjudes palli sõrmeotstega. Jee, rõõmustasid punakuked. Otto lõi palli keskväljale, kus tema meeskonnakaaslased juba ootasid. Nad jooksid mööda väljakut, söötes palli edasi-tagasi. Järsku vaatajad vakatasid, kui pall lendas üle sinikarude väravvahi pea otse võrku. Kõlas lõpuvile, punakuked olid võitnud. Me võitsime tänu sinule, kiitsid meeskonnakaaslased Ottot.